Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on reisinud mööda maailma ja kogunud lugusid. Täna räägin sulle loo väikesest linnust, kes leidis lumelt midagi väga kummalist. Ühel talve hommikul ärkas väike pähkline Pipi oma pesas suures kuuses. Päike paistis ja värske lumi sätendas nagu 1000 teemanti. Täna ma lendan metsa äärde, otsustas Pipi. Seal kasvavad head pähklipõõsad. Pipi lendas läbi talvise metsa. Puud olid lumised ja ilusad, aga kui ta maandus ühe põõsa juurde, nägi ta midagi kummalist. Lumes olid jäljed, aga mitte tavalised jäljed. Oih, hüüdis Pipi, need on väga kummalised jäljed. Jäljed olid ümmargused ja suured, palju suuremad kui hiire omad, aga neil olid ka veidralt teravad tipud. Pipi ei olnud kunagi selliseid jälgi näinud. Ma pean oma sõpradele näitama, otsustas Pipi. Ta lendas kiiresti tagasi metsa poole ja leidis oma sõbra siili Sandri, kes oli just oma pesast nina välja pistnud. Sander, tule vaata, hõikas Pipi. Mis on? Küsis unine Sander. Kummalised jäljed. Ma ei tea, kes need tegi. Sander tuli kaasa. Tee peal liitus nendega ka Mirja hiir, kes otsis seemneteri. Kuhu te lähete? Küsis Mirja. Vaatame kummalisi jälgi, ütles Pipi. Selliseid pole ma kunagi näinud. 3 sõpra jõudsid põõsa juurde. Sander ja Mirja vaatasid jälgi. Ohoo, ütles Sander. Need on kummalised. Äkki on see karu, arvas Mirja. Karud magavad talvel, ütles Sander. Äkki on see hunt, arvas Pipi. Huntidel on käpad, ütles Sander. Neil pole selliseid ümmargusi jälgi. Kõik 3 vaatasid jälgi ja mõtlesid. Ma tean, mida me teeme, ütles Pipi. Me läheme jälgedele järele ja vaatame, kuhu need viivad. See oli hea plaan. Sõbrad hakkasid mööda jälgi minema. Mirja hüppas lumme jälgede kõrval. Sander kõndis aeglaselt, sest tema lühikesed jalad vajusid lumme. Pipi lendas natuke ees ja näitas teed. Jäljed viisid läbi põõsaste, siis üle väikese lagendiku, siis mööda mäe külge üles. Kes see küll võib olla? Imestas Mirja. Jäljed viisid ühe suure kivi juurde ja seal, kivi taga, kuulsid sõbrad midagi. Kopp, kopp, kopp. Mis see on? Sosistas Sander. Kopp, kopp, kopp. Pipi lendas ettevaatlikult kivi taha vaatama ja siis ta hakkas naerma. Tulge vaatama, hõikas ta. Sander ja Mirja tulid kivi taha ja seal nägid nad väikest oravat nimega Oru, kes tagus tammetõrusid vastu kivi. Aga kõige naljakam oli see, mis oli Oru jalgade küljes. Tal olid tammetõrud jalgade all. Ta oli kinnitanud need kooreribadega oma käppade külge. Oru, mis sa teed? Naeris Pipi. Oru ehmus ja vaatas sõpru. Oo, tere, ma leiutasin endale lumekingad. Lumekingad, küsis Sander. Jah, mu käpad külmetavad lumes. Aga vaadake, kui ma panen tammetõrud jala alla, siis mu käpad ei puuduta lund. Oru astus uhkelt 2 sammu. Kopp, kopp, tegid tammetõrud lume peal. Aga need jätavad väga kummalised jäljed, naeris Mirja. Jah, nõustus Oru, aga vähemalt on mul soe. Kas te tahate ka proovida? Mul on veel tammetõrusid. Kõik 4 sõpra istusid kivi juurde ja Oru näitas, kuidas ta oma lumekingad tegi.
Varsti olid Mirjalgi väikesed lumekingad ja ta hüppas rõõmsalt ringi. Need on parimad kingad, kiitis ta. Sander proovis ka, aga tal oli liiga palju okkaid ja tammeterud ei püsinud. Pole hullu, ütles ta. Minu okkad hoiavad mind soojana. Pipi ei vajanud kingi, sest temal olid tiivad. Aga ma räägin kõigile metsaloomadele, lubas Pipi. Oru leiutas lumekingad, siis ei pea keegi enam külmasid käppasid kannatama. Ja nii see läkski. Varsti kandsid paljud väikesed metsloomad tammeteru lumekingasid. Ja kuigi nende jäljed lumes nägid väga kummalised välja, olid kõigi käpad ilusasti soojad. Nii et näed, väike sõber, mõnikord on kummalised asjad tegelikult kellegi tark leiutis. Ja kui sa näed midagi, mida sa ei mõista, siis mine ja uuri järele. Võib-olla leiad sa uue sõbra või õpid midagi uut. Head ööd, väike sõber. Magus lumi katab metsa ja kõik loomad on soojas. Kas siis tänu okastele, sulgedele või tammetõru kingade abil. Sinu Palingu.